Seda, et Eesti rahvas on laulu- ja tantsurahvas, näitas taaskord Paides peetud Järvamaa laulu- ja tantsupidu, millest võttis osa tuhandeid lauljaid ja tantsijaid. Laulu- ja tantsul on väga oluline roll kanda meie rahvuskultuuris, et ilma laulu- ja tantsuta ei kujutaks Eesti rahvuskultuuri ette ja tõesti meie tegevusi on ajast aega saatnud siis laul ja tants. Ja 19. sajand on siis see periood, mil saavutab laulu- ja tantsupidude toimumine siis oma kõrgaja, toimuvad siis erinevad seltside peod, toimuvad erinevad linnade peod ja ka maakonnapeod. Ja Järvamaa saab selles mõttes tunda uhkust, et meie kõige esimene maakonna laulupidu on toimunud juba 1907. aastal. Tõsi küll, 1901 ehk 125 aastat tagasi toimus Paides esimene suurem ülelinnaline laulu-tantsupidu, nii et 125 aastat järjepidevust ja meie puhul on ka see erisus, et me oleme igal aastal korraldamas oma maakonna laulupidu. Laulu- ja tantsupidu käib ka nii-öelda kodukorda, kordanda Türil, kordanda Vargamäel, sellel aastal siin Paides, et miks ta niimoodi käib ühest kohast teise? No ma arvan, et see on sellepärast, et kõik saaksid korralduse kogemuse, mis ei ole sugugi lihtne. Kuivõrd lihtne on välja mõelda repertuaari ühele laulu- ja tantsupeole? Meil on selles mõttes lihtne, et meil on väga hea tiim. Meil on jube tublid muusikaõpetajad, mitte jube tublid, aga väga tublid muusikaõpetajad, kes alati iga sügise saavad kokku ja aitavad siis selle repertuaari välja valida, mis maakonnapeol tuleb. Ütleme niimoodi, et kui ei ole Eesti kultuuri, siis ei ole Eesti keelt ja kui neid mõlemat ei ole, siis pole ka Eesti riiki. Et siis pole ühtegi põhjust, miks inimesed seda riiki hoiavad ja selle eest seisavad. Ja kui me räägime Eesti kultuurist, laulu- ja tantsupidudest, suurtest laulu- ja tantsupidudest, siis me ei tohi ära unustada, et need ei saa algus Tallinnast, vaid need saavad algus siit sellistest üritustest. Need saavad algus väikestest kogukonnakeskustest, külamajadest, rahvamajadest, kultuurimajadest, et ei tohi ära unustada kultuuri panustamist. Me ei saa pausile panna seda, mis meid lõpuks nii-öelda eestlastena siin üldse hoiab. Järvamaa laulu- ja tantsupidu käimas. Jaan Pehk, teie laul oli ka täna kuulda siis esimest korda Järvamaa laulu- ja tantsupeol. Et milline on teie suhe Järvamaa laulu- ja tantsupeoga? Eelkõige laulupeoga on mul ikkagi Järvamaal suhted olemas, sellepärast et ma olin juba 80-ndatel Türi poistekooris ja siis sai lauldud nii siin kui seal. Kogu minu muusikateekond on pärit Järvamaalt, pigem Türilt, aga loomulikult ka Paidega seotud päris palju. Et võib öelda, et laulupidudel on sinu elus olnud väga tähtis roll? Tähtis kahtlemata. Ma ei tea, kas väga tähtis, aga tähtis kahtlemata. Sellepärast, et ega laulupidu iga päev ei ole ja iga see pidu on selline suuremat sorti sündmus ja jätab kauaks hea tunde sisse. No kuidas siis oli laulda lava peal? Hästi. Mis see tähendab? Et hästi läks. Kas laulud olid kõik selged ka? Jaa. No, kui kaua tuli harjutada ja laule õppida? 4 või 3 kuud. Mis mulje see laulupidu kui selline seal lava peal üleüldse jättis? Hea tunne ja vägev ka.